Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. 11.08 on kell 10. detsembril, jõulud on ukse ees ja väljas vähemasti Tallinnas on kena porine ilm, aga see ei tähenda, et saadet ei ole, saade on ikka. Nii et digitunni saatejuhid täna nagu tavaliselt Hans Lõugas, Henrik Roonemaa uudisteportaalist Genius.ee ja meie tänane saade näeb välja umbes selline. Me ei taha nii väga, aga me peame rääkima sellest, mis toimub Huawei ümber nii maailmas kui Eestis. Räägime sellest, et riigil on ikkagi Eestis plaan võtta nüüd maksu kõigi meie mäluseadmete pealt, olgu nad telefonides või tahvelarvutites ja anda sealt raha artistidele. Minust üle laua istub Hans Lõugas, on siin kevadest saadik vuranud ringi elektrijalgrattaga Tallinnas ja on paras hetk küsida, kas hooaeg on läbi või ei ole läbi ja millised on sellised mõne kuu järeldused, et kas kannatab auto asemel kasutada või mitte. Eelmisel nädalal hakkas Eestis siis esimest korda täitsa koju tooma toidupoest süüa robot. Proovisin seda järgi, räägin kogemusi ja püüame ka saada natukene kommentaare roboti ehitajalt Ahti Heinlalt. Ning saate lõpus mõned hooajalised uudised veel, loodetavasti jääb nende jaoks aega. Digitund. Hakkame saatega pihta. 1. detsembril ehk juba 10 päeva tagasi klõpsatasid ühes Kanada lennujaamas käerauad ühe daami käte ümber siis ja ma arvan, seda ikka aeg-ajalt juhtub, et kellelgi pannakse käed raudu, aga see oli natukene eriline või ütleme isegi väga eriline juhtum, sellepärast et arreteerituks osutus Huawei finantsjuht. Ja mitte lihtsalt ainult Huawei finantsjuht, vaid Huawei asutaja tütar. Nii et nii maailma majanduse kui Hiina riigi ja ühiskonna mõttes erakordselt oluline inimene ja seda just väga tihti ei juhtu, et nii kõrge profiiliga inimesed lihtsalt arreteeritakse. Ta oli läbi lennud, oli vahemaandumisel, ta pidi lendama Hiinast Mehhikosse ja vahemaandumine oli Kanadas. Ja USA võimude palvel siis Kanada võimud võtsid ta vahi alla ja nüüd on käimas siis protsess, kus USA palub tema väljaandmist ja hiinlased on väga vihased, väga solvunud ja tundub, et sellest on tulemas suurem jama. See käib siis maailma tasandil ja seda laimat pilti kitsamaks teha, siis eelmisel nädalal siin ujusid välja ka seisukohad Eestis. Eesti riigi infosüsteemi amet teatas siis ka, et partneritelt saadud info põhjal nemad siis parandans, kas ei luba või ei soovita, enam ei luba lausa või kasutada Huawei seadmeid teatud Eesti riigi võrguseadmetes. Ja seal kõige turvalisemates võrkudes ei taha üldse, nad otsustasid ise mitte kasutada ja teistel ei soovita üldse kasutada. Aga need on, ütleme, väga keerulised Huawei nädal on olnud, et see on tohutu selline infopilv on ja sellest läbi murdmine on keeruline. Mis puudutab seda arreteerimist, no mis seal just toimus, kas tuleb välja, et see naine oli siis osaline sellest, tehti tagauksed meie telefonidesse ja ruuteritesse, ei ole midagi selle kohta praegu teada, tuleb hoopis välja, nüüd eelmisel nädala vahetusel olnud istungi järgi, et teda kahtlustatakse finantspettuses. No jah, see, ütleme, et mina vaataks tõenäoliselt neid Huawei sündmusi, nii seda, et Riia Eestis tuli selle seisukohaga välja, kui see, et Andrus Ansip kommenteeris Reedel andis jah, kogu tagauste kohta. Euroopa pani siis nii-öelda kihevile selle kommentaariga. Et Andrus Ansip siis oma kommentaaris viitas justkui mingisugusele infole või ütleme mingisugustele kahtlustustele, et Huawei teeb Hiina luure või Hiina armeega koostööd ja neil on kohustus mingit infot seal edastada ja justkui võib juhtuda, et on mingisugused tagauksed või mingid kiibid seal seadmetes ja Huawei puhul me peame aru saama, et sellel puhttehnoloogiliselt on seal 2 poolt. Et esimene pool on need seadmed, need telefonid, mis ka paljude Eesti inimeste taskus on ja teine pool on võrguseadmed. Ja telefonid on üks asi, aga kui küsimus laiendada nüüd sellele, et mis ikkagi toimub nende seadmete sees, mis meil ka Eestis mobiilside võrguteenuseid pakuvad, kas me teame, mis tarkvarast toimub, kas me teame, mis kiibid seal küljes on, kas me teame, kuidas info liigub seal, ega ta ei liigu juhuslikult on ju siit ida poole, hüppab üle Venemaa ja maandub kuskil Hiinas. Et see kõik on üks pool
siis on see nii-öelda finantspettuse pool, mille eest see Huawei finantsjuht arreteeriti ja ma arvan, kõige selle katus veel omakorda on Donald Trumpi algatatud Hiina-USA suur kaubandussõda. Sest et see arreteerimine toimus täpselt selle õhtul, kui Donald Trump ja Hiina rahvavabariigi juht olid õhtustamas koos Buenos Aires vist oli see üks suur riigijuhtide kohtumine, nemad sõid õhtust ja siis samal ajal kanadalased ameeriklaste palvel arreteerisid selle Huawei finantsjuhi, nii et see kõik on üks suur sasipundar, aga mis puudutab, alustaks sellest, ma räägin kiiresti ära selle finantsjuhi, et nii palju kui sellest teada on, et millest teda siis süüdistatakse. Ameerika Ühendriikidel on olnud juba aastakümneid sanktsioonid Iraani vastu. Ja need sanktsioonid on väga karmid, põhimõtteliselt Ameerika ettevõtted, Ameerika isikud ei tohi Hiinaga sisuliselt mingisugust äri teha, hästi minimaalne on see äri ja Huawei on on Iraani ühele telekomile tarninud võrke, see on toimunud juba ammu, see võrk on seal püsti ja nüüd sanktsioonide käigus siis Huawei ei saanud enam teha äri otse Iraaniga. Nad ise vist saavad teha, minu teada on vist nii, et Hiinal ei ole neid sanktsioone, vähemalt sellisel kujul, aga Ameerika tehnoloogiat ei tohi sinna eksportida. Isegi läbi Hiina ei tohi, et Ameerika firmad ei tohi müüa oma tehnoloogiat ettevõtetele, kes teevad äri Iraaniga. Et läbi vahendajate ka ei tohi sinna Iraani neid seadmeid saata. Ja oli siis Hongkongis üks selline firma nagu Skycom Tech vist oli selle nimi. See oli juba ammu, kes siis tegi seda äri Iraaniga ja kes siis üritas kokku panna mingisugust tehingut, et seal natukene pealt $1 miljoni eest müüa mingisuguseid Ameerika, ma ei mäleta, HP või Delli või kellegi arvuteid. Suhteliselt väike summa, jah, et müüa sinna Iraani. Ja seda tehingut ei toimunud, aga kogu küsimus on nüüd selle üle käib, et kas see Skycom oli iseseisev ettevõte ja ameeriklased väidavad, et ei olnud. Ameeriklased väidavad, et kuigi Huawei üritas jätta muljet ja väitis ka Ameerika pankadele, et nemad sellest Skycomist midagi ei tea. Siis Ameerika uurijad, Ameerika asutused väidavad, et tegelikult see Skycom oli kogu aeg just kui Huawei teine tasku või see Huawei mitteametlik tütarfirma ja et see finantsjuht kohtumisel pankadega on valetanud, väites, et Huawei sellest Skycomist midagi ei tea, kuigi tegelikult teadis väga hästi, et tegelikult see oli faktiliselt Huawei ise. Ja sellele episoodile põhimõtteliselt on see süüdistus nagu rajatud. Seal ei ole tehnoloogiaga täna midagi pistmist selles case'is, vaid see on sanktsioonid ja poliitika. Mis puudutab nüüd selle teist poolt, et kas meie nüüd peaksime tänasel päeval midagi otsustama teistmoodi teha, et kas meil on uut infot selle kohta? Tegelikult on jube vähe infot, me räägime nüüd tehnoloogia poolest. Ja nüüd tuleme sinna, et mis nende seadmetega on. See on teine küsimus, et kas need tagauksed on või ei ole, et see ei ole seotud selle Iraani ja sanktsiooni küsimusega mitte kuidagi. Ja me ütleme, et see tehnika pool on veel segasem, et uut infot ei ole, et meil on Eestis riigi infosüsteemiamet, meil on tehnilise järelevalveamet, kes on kõik öelnud, et meil ei ole infot, et on tagauksi. Aga me toetume siin partnerriikide infole kahtluse kohta. Siis on Andrus Ansip, kes ei öelnud mitte ühtegi infot, et meil on läinud tagaukse, vaid et meil on selline kahtlus, et see tasub olla ettevaatlik, kuna nad teevad ju Hiina firma teevad koostööd äkki. Ehk siis jube keeruline on selles olukorras nagu praktilisel inimesel orienteeruda, et nüüd öeldakse, et see seade või see tehnoloogia on kuskilt siis konkreetse tagauksega või mingi risk, vaid see on selline üldine kahtlus, mida tegelikult on väga raske kummutada. Sa ei saa kummutada, et näed, keegi ütleb, et see seade teeb seda, mida te tohiks teha, vaid öeldakse, et võib-olla kõiges on midagi, mis on auklik, info lekib, kuulatakse aga midagi ametlikku, isegi Euroopa Liidu tasandil ei ole ühtegi ametlikku paberit, eks ole, mitte midagi, mis ütleks, mitte USA-st, kogu see asi pärineb USA-st. Et mulle tundub ka, et siin Kanada ja Euroopa Liit ja Eesti veel seal tagatippu, hetkel peale vaadates tundub, et on kahe kõva kivi vahele lihtsalt sattunud, et ühelt poolt surub USA peale, teiselt poolt surub Hiina peale ja siis sa oled seal kahe vahel ja üritad, kuskilt tuleb mingi info, mis öeldakse, pange kinni, ärge tehke. Ja samas sul ei ole endal mingisugust ametlikku nagu paberit, ametlikku seisukohta lauale panna. Nii et jah, jääme ainult ootama, et äkki siis kuskilt keegi kasvõi see vastutustundega ametnik, ükskõik mis riigis, vähemalt lekitab konkreetse fakti, et näete, sellistel kuulutadel on alust. Või siis tuleb mingi selgus sinna. Praegu seni peame ootama selliseid ähvardavaid avaldusi, aga kus ei ole üldse fakte. Digitund.
nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Jätkame digitundi ja kajastame siin ära ühe väikse teema, suure teema väikse jätku, mulle tundub hetkel. Et on siis laekunud Justiitsministeeriumist, kui ma õigesti aru saan, ettepanek tühja kasseti tasu osas, mille üle me siin saates oleme ka jauranud. Tuletan siis kiiresti meelde, et Eesti autorid tahtsid, et tühja kasseti ja CD-ROMi kõrval laieneks tühja kasseti tasu protsent ka kõikvõimalikele muudele moodsatele seadmetele, kuhu mällu saab asju salvestada. Kuni siis, ma ei tea, Ants on arvutis, et Tesladeni välja põhimõtteliselt. Ja nüüd on siis ministeeriumist läinud välja ettepanek, et no põhimõtteliselt ma saan aru, et nad tahavad kasutusele võtta selline nagu Soome skeemi, kus mingisugust protsenti käibest enam ei ole, vaid on fiks summa, ministeerium pakub välja, et see on 2 miljonit eurot ja mõne aasta pärast vaadatakse siis ringi. Et siis lihtsalt eraldatakse riigieelarvest iga aasta 2 miljonit ja öeldakse, palun võtke, aga jätame selle käibe arvutamise ära. Ja kuidas see nüüd siis teoks saab ja kas see mõjutab muide seda kohtunõuet, mis oli 42 miljonit eurot mäletatavasti, siis seda näeme veel, praegu ei oska öelda. Aga see on huvitav, et siin on ka lause, et uue süsteemi järgi hõlmaks niinimetatud õiglase hüvitise suuruse skeem lisaks kassettidele, plaatidele, kõvaketastele ja muule taolisele ka tava- ja sülearvuteid ja samuti salvestusfunktsiooniga TV vastuvõtjaid ja mobiiltelefone. Et minu peas on seal nagu nihe, et kui pakutakse fiks summat, siis kuidas see saab hõlmata tahvelarvuteid ja sülearvuteid? Segane. Aga ma arvan, neil on ametnikel on ilmselt vaja selle 2 miljoni, 2 miljonit ei saa. Mulle tundub, et see pigem on õhust võetud. Et lihtsalt keegi ütles, et meil rohkem raha ei ole või me nii palju saame anda, et see on nagu läbirääkimispunkt võib-olla, aga et ta ei paistaks väga õhust võetud, et äkki on sinna lihtsalt mingi arvutuskäik või põhjendus nagu taha pannud, aga ühesõnaga seda peab edasi uurima, aga nii palju, oleme vähemalt kajastanud selle ära. Räägime hoopis elektriratast, Ants, meil on hetkel jääd ei ole tänaval, võib-olla natuke on. Sina alustasid, sa ostsid endale selle Ampleri elektri jalgratta. Mitte siis tõukaratta, vaid täitsa suure ratta, eks ole. Ja sa ostsid selle kevadel? Ja täitsa aprill vist oli veel. Ja oled põhimõtteliselt enam-vähem siiamaani, ma olen väga tihti sind selle rattaga näinud sõitmas, commutimas hommikul tööle ja õhtul koju. No mingi üle 1500 kilomeetri on tulnud ära vist küll selle suvega ja kevade lõpp ja sügise algus, aga näiteks täna ma enam ei sõida ja viimasel ajal pole sõitnud. Miks? Kannataks põhimõtteliselt ju. Tegelikult mul väga hea lihtne vabandus, et nii nagu sa oma autoga käisid rehvi vahetuses, siis ma peaks rattaga käima ka. Rattaga peaks veel eriti käima, sellepärast, et nad on 4-rattaline asi. Võib küll libiseda, aga ei kuku ümber, aga 2-rattaline, ma kukun ümber. Võtad väikse kurvi jää maas ja kohe peksti, jah? Ja ei piisa ka sellest kõnniteele pandud kruusast väga, et ma ei ole lihtsalt viitsinud minna või ei ole jõudnud minna eraldi siis rehvi vahetusse. Ma pean ostma uued rehvid rattale, laskma ära vahetada, aga muidu peale selle ma käisin lume peal sõitmas nagu sellist naljasõitu tegemas, kus külg ees rohkem rattaga sõidad ja elektriratast talvel sõidab väga hästi. See aku, mis seal sees on, ta ei kannata kindlasti, et sa oled ööpäev läbi temaga külma käes, miinuskraadide käes. Vaat, ma ei tea, sooja keldrisse või garaaži või trepikotta kuhugi ikkagi. Aga muidu elektriratas väga hea, aitab sind edasi, kui nüüd seda haarduvust oleks tänu rehvidele. Ja ise peab hästi kõvasti soolt riidesse panema, on ju. Et kui sul on talvel sõidad külmaga ja siis veel sõidad tuul ka puhub, siis on päris külm seal. Kas puhttehniliselt see ratas on okei? Ta on sul vastu pidanud, midagi pole katki läinud, elektroonikasega mehaaniliselt? Ei, väga hästi on vastu pidanud, jah. Ja mis see kogemus on? Kas elektrirattaga või tavalise rattaga seal võib-olla nagu suurt vahet ei olegi, aga et kas sa hommikul külma natukene vihmase ilmaga ajad meeleldi ennast sinna ratta selga, kas sul oli seda parkida linnas kuhugi ära ei varastatud? Ei varastatud, väga hea on parkida, meil on hästi head need Bikekeepi parklad ja rattalukud on ka väga head ja kerged tänapäeval. Aga mis on hästi suur eelis on sellest tiheda liiklusega linnas nagu Tallinn, et sa fikseeritud ajad on, kus sa kuhugi jõuad või ei jõua. Autoga sa sõltud sellest, kas praegu on ummik või ei ole, jalgrattaga. Sul läheb võib-olla natukene kauem aega, kui nagu tühjal tänaval autoga sõites, aga sa saad alati kindla ajaga, kui auto jääb ummikusse, siis rattaga lähed ikkagi mööda neist ummikutest. Ja selline, see on üks väike selline mentaalne nagu harjutus, et kas sa viitsid hommikul panna siis ühe jope veel selga ja müts pähe ja minna läbi selle külmema ja vihmasema ilma. Sest et kui sa viitsid minna, siis sa tead, et sa jõuad kiiresti kohale ikkagi. Sest et see elektrimootor annab sulle garantii vähemalt, et sa ei jää sinna taha, et sul on vaja üles mäge või vastu tuulega sõita või midagi, et sa ei jää hätta.
sul väike garantii on selle taga, et see aitab sul kohale jõuda. Aga see Ampleri ratas erinevalt nendest tõukeratastest on ju, sõidab päris kiiresti. Tõukerattad ka ei ole aeglased, nad on selline 20-30 kilomeetrit tunnis võivad tippkiirused olla seal, aga elektrirattas on sul ju 50 või rohkem. Ei, päris nii ei sõida. Ja tegelikult täitsa vahet ei ole, need elektritõukerattad on juba ka sellised Eestis müügil, mis sõidavad hirmus kiiresti. Tegelikult suurem vahe tulebki sellest, et elektritõukerattal, ma nüüd tean päris mitut tuttavat, kes on ka ostnud see suvi endale, sa seisad seal peal lihtsalt külma käes, tuule käes ja külmetad. Aga jalgrattaga sa annad natukenegi teed sooja endale. Väike mootor töötab keres on ju, vereringlus ja on soojem ja mõnusam isegi siukses ilmas. Nii et ma tean, et need pannakse seisma ära elektritõukerat. Mis need kiirused siis sul reaalselt olid, et kas need olid sellised, et sa pidid sõitma autode vahel, sõiduteel, autoteel või sa kasutasid turvalisuse eesmärgil kõnniteid? Tead, ma kolisin autoteele jah, et mina sõidan autotööl. Et ma sõidan niimoodi kuni 25 km tunnis aitab see elektrimootor, pärast seda ta ei tohi aidata, Euroopa Liidus pole lubatud. Sa võid keeratada võimsamaks, aga siis selle rikud seadust. Aga elektriratast sa väntad ise veel jalgadega ka juurde on ju ja sa võib tulla seal kuni 30 km tunnis. See lihtsalt ohtlik oled jalakäijatele, kui sa kõnniteel sõidad. Nii et, sest sa lähed nii kiiresti on ju. Ja kui sa oled mõistlik, tegelikult on Tallinna autojuhid väga mõistlikud ikkagi suuremas osas, kui sa ei kripu väga suurtele magistraalidele, järvevana teele ei kipu autoteele sõitma, on ju. Siis saab hakkama küll ja on okei. No see sinu igapäevane tööle sõit kodust kontorisse sõit ei ole ultrapikk, eks? Ei, mul on mingi 8 või 10 kilomeetrit või midagi. Ei, päris pikk siis, ma arvasin, et on vähem. 8 kilomeetrit tuleb vist ära, jah. Kas on vahet, kas sa sõidad seda elektrirattaga või tavalise rattaga? Kas see, et sul on elektriratas, pani sind meelsamini seda kindlasti, jaa. Andis palju meelsamini. Ma oleks tavalise rattaga sõitnud võib-olla poole vähem päevi aastas. See ongi need päevad, kus sa ei taha vaatad aknast välja, jube ilm on ja kehv ja tohutu tuul ja mis iganes. Aga elektrirattaga on see, ma olen soojalt riides, natukene teen jalgadega trenni, siis see mootor on see, mis garanteerib, et ma olen mõnusasti tööl ja ma ei tilgu higist ja olen hästi nagu kohal. Mis su plaanid sellega nüüd on, et praegu ta läheb talvekorterisse või sa kavatsed oma rehvivahetuse ära teha? Peab ära tegema selle, et siis sa saad mult küsida umbes märtsis või aprillis, et et mis sa tegid temaga. Me oleme ju teinud selle autogeenuses neid jalgratturite lugusid, Tallinnas on väga palju inimesi, kes sõidavad ka talvel ja ütlevad, et täitsa mõnus on sõita ja saab. No eriti kui talved on sellised nagu meil siin praegu, et pigem on vihk kui jääks. Kui nüüd meeter lund on, siis on nagu siis on võib-olla teine asi ja teine olukord, aga nendeks päevadeks on olemas ühistranspordid ja taxified ja kõik muud, aga sa kavatsed jätkata seda, et näiteks ka järgmisel hooajal ajata uuesti ikkagi välja. Ja, aga see on väga mõistlik, jah. Mitu kukkumist sul oli kogu selle? 2 kukkumist. 2 kukkumist. Ja kraapisin ratast, kraapisin ennast, aga need motivatsiooni ära ei võtnud. Aga kukkusid miks? Kas ise olid süüdi või mõni auto keeras ette? Ise olin süüdi mõlemad korrad. Läksin liiga julgeks ja panin seal tähelepanu hajus, see on põhiline asi, tähelepanu hajub. Aga inimene õpib kukkumist. Selge. Me teeme siia pausi ja siis räägime Starshipi robotitest edasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere, head kuulajad, digitund läheb edasi. Räägime nüüd Starshipi pakiveorobotitest ja meil on vist õnnestunud saada liinile Starshipi siis tehnoloogiajuht ja asutaja Ahti Heinla. Tere, Ahti! Teaditus, tõepoolest on see õnnestunud, mina olen liinil. Väga tore. Väga hea, meil siin eelmisel nädalal täpselt esmaspäeva hommikul või esmaspäeva lõuna ajal avanes see Starshipi toidu kojuvedu Tallinnas. Hans läks Mustamäele ühele tänavanurgale seisma, tellis Selverist kaupa, said kätte anda selle? Mina sain oma robotiga oma piima, leiva ja mis ma tellisin veel, sain kätte. Ja robot tuli üksi või tuli koos saatjaga? Täitsa üksi. Ma tahaks Ahti käest küsida, et Ahti, kui üksinda see robot nagu reaalselt sõitis, et kas ta sai ise aru, mis toimub ja võttis ise otsuseid vastu või tegelikult on teil juhtimiskeskuses PlayStationi puldiga mees, kes teda liigutas? Robot võtab ikka üldiselt ise otsuseid vastu, aga mõni kord aeg-ajalt, ütleme niimoodi kilomeetri jooksul paar korda, see robot kutsub abiga meie operatsioonide keskusest, kus inimene vaatab selle olukorra üle, saab video
abil siis aru, mis ümberringi toimub ja aitab korraks robotit. Enamasti see aitamine ei ole enamasti niimoodi, et ta võtab PlayStationi puldi ja sellega juhib robotit, vaid enamasti on see abi sellisel kujul, et kas praegu on õige hetk selleks, et ületada teed. Et see on üks põhikoht, kus robotid küsivad operaatori abi. No vahetult ka pärast seda, kui see asi algas, siis minu meelest levis Eestis mingisugune video, kus see robot kuskil ülekäiguraja ja jäi väga pikalt mõttesse ja inimesed käisid ja vaatasid ja siis oli veel üks uudis, et inimene lõi jalaga robotit. Kes videot vaatas, sai aru, et ta ei löönud, vaid ta lihtsalt natuke togis nagu värvitelekale vanasti anti rusikaga väike mats, et et kuule, hakka liikuma. mis seal juhtus, miks ta ei läinud üle? Sellel juhtumil on selles mõttes lihtne selgitus, et tõepoolest meie robotid on programmeeritud andma autodele teed ka siis, kui robot on ülekäigurajal. Et see on sellel lihtsal põhjusel, et isegi kui see üks auto jääb seisma, siis järgmises sõidurajast keegi järgmine võib-olla ei jää kohe seisma ja robotit üle auto kapoti on näha kehvemini kui jalakäijad, nii et me robotid päris niimoodi ei käitu nagu jalakäijad, et eeldavad, et ülekäigurajal on nendel eesõigus. Ja niimoodi on ka seadusesse kirjutatud ja robot tegelikult kunagi ei ületa teed siis, kui auto on peatunud seal ülekäiguraja ees, nii et tegelikult robotitele ei pea teed andma. Nii et see robot järgib seadust, aga kas te olete kuidagi analüüsinud seda, et mis Eesti autojuhid nüüd teevad, et esialgu oli näha, et nad hirmsasti pelgavad robotit ja tahavad talle teed anda, aga kas te usute, et nüüd Eestis ja teie kogemused Starshipis nagu ka ülejäänud maailmas, et kas autojuhid harjuvad ära sellega, et roboti eest kihutan läbi ja talle teed ei anna? No kindlasti aja jooksul harjuvad, aga ma arvan, et põhiline on ikkagi see, et me teeme robotit paremaks niimoodi, et tema käitumine oleks inimesele rohkem ennustatavam. Sellepärast, et lõppkokkuvõttes see kõik ju jõuab selleni, et võib-olla robot siis seisis liiga lähedal sellele ülekäigurajale või tema käitumine oli selline, mis pani autojuhti mõtlema, et äkki ta tahab üle tee minna. Et tegelikult oleks ju hea, kui robot käituks niimoodi, et autojuhid ilma isegi mingisuguse eelneva harjumuse või treeninguta saaks aru või tõlgendaks olukorda pigem niimoodi, et ma ei anna selle robotile teed. Arusaadav. No see uudis, miks nüüd eelmine nädal see Starship nii kõnejatele pakkus, et teil on nüüd uus teenus, oma nimeline äpp lausa ja võimalus siis Starshipi robotiga lausa toidupoest toitu koju tellida. Ütleme korraks veel kuulajatele ära, kas see on ikkagi teie robotite veel katsetamine, piloteerimine, proovimine või see ongi nüüd päriselt Starshipi ettevõtte põhitegevus, et pakkuda inimestele võimalust tuua koju pakke? See on Starshipi kui ettevõtte põhitegevus juba viimased umbes aasta aega, kus me seda tüüpi teenuseid oleme siis teinud. Ja Inglismaal see teenus meil töötab juba umbes 8. kuud vist ja nüüd siis esimest kuud Tallinnas samuti. Et see on päris teenus, et nimetada võib seda katsetamiseks või mitte katsetamiseks, aga see on täiesti toimiv kommertsiaalne teenus ja inimesed kasutavad seda täiesti praktilisteks eesmärkideks, kui on ununenud lapsele õhtuks piima osta näiteks. No ma tahtsingi piima kohta järgmise küsimuse küsida. Et ma saan aru, et see pood, kust robot praegu toob asju, on Selver. Aga selle Starshipi äpis olev toidukaupade valik näiteks on ikkagi palju väiksem kui on ju Selveri enda riiulitel. Millest see vahe tuleb? Jah, tõepoolest, selles mõttes, et selle toidukauba müüjad on Starship ja ega see valik ei pruugi olla täiesti 100% sama, et on ka kaupu, mis robotisse ei mahu või robotiga vedamiseks ei sobi ja selles mõttes see on ainult valik sellest, mis kõik Selveris on olemas. Ja oma osa on ka seal selles, et eks telefoni äpi kaudu tegelikult väga suurest kaubavalikust õiget asja üles leidmine on ebamugav ja väiksemast valikust on see lihtsam. Et me kindlasti tegeleme ka selle nimel, et seda valikut suurendada ja täpsemalt aru saada, milliseid kaupu inimesed rohkem tahavad ja milliseid kaupu inimesed vähem tahavad. No kui see avasite selle teenus, et see areaal seal robotil on üsna väike praegu, et ta on Mustamäel ja mitte isegi terve Mustamäe, vaid üks mitte väga suur piirkond Mustamäest. Kui need robotid suudavad ise liigelda, miks mitte näiteks terve Tallinn? Mina ei ela Mustamäel, ma tahaks ka.
Kuskilt peab alustama, see on see ainukene põhjus lihtsalt, et meie robotid liiguvad jalakäija kõndimise kiirusel umbes. Nii et sellest ühest Kadaka Selverist me ilmselgelt kogu Tallinnat me ei teenindaks, et see lihtsalt sel juhul ei oleks enam selline nagu ekspress teenus, nagu ta praegu on, et üldiselt vähem kui tunni ajaga toidukaubad koju. Ja me peaksime selle jaoks tegema koostööd palju rohkemate poodidega ja ma arvan, et me kindlasti jõuame selleni, aga kuskilt tuleb alustada ja üks pood peab olema esimene ja see Kadaka Selver on esimene. Et me kindlasti jõuame ka selleni, et katta ära terve Tallinn. Kas ma saan õigesti aru, et see põhjus pigem on nagu logistiline ja see nii-öelda toidukauba robotisse saamise küsimus, mitte see küsimus, et kas robot Mustamäe kõrval ka näiteks Kalamajas oskab sõita? Jah, see on üldiselt ikkagi selline, et osade poodidega peab lihtsalt koostööd tegema, eks ole, ja see tuleb, seal on hulk kokkuleppeid ja protseduure, mis tuleb selle poega siis kokku leppida ja teha, mis on meil hetkel tehtud ühe poega. Et robot sõitmise mõttes ma arvan, et Kalamajas saaks ikka samuti hakkama. Aga kui rääkida sellest tehnoloogiast, siis kas ma saan õigesti aru, et see ei ole mitte lihtne protsess, et robotile õpetada nüüd uus tänav, kvartal või linnaosa selgeks, ta peab ju seda kaardistama, ikkagi täpsemalt, kui pakub meile Google Maps. Tõepoolest, me oleme ehitanud iga piirkonna kohta enda kaardid, aga see tegelikult on ikkagi suhteliselt lihtne protsess, et meil ikkagi tüüpiliselt selleks, et robotit sõita saaks ühes või teises kohas, see on ainult selline 1-2 nädalat võib-olla kaardistamise protsessi ja siis on see olemas, ehk siis piltlikult öeldes kogu Tallinna katakse ära võib-olla mõne kuuga. See on väga julgustav, on ju. Viimane küsimus, me oleme siin Kuku raadio stuudios, praegu vaatan aknast välja just liiklusummikust veeres mööda E-Selveri kullerbuss. Kuidas nüüd see Starshipi robot konkureerib nende igasugu teiste kulleritega, mis meil siin Tallinnas juba liiklevad? Eks tarbijad saavad sellest ka kähku aru kohe, kui vaatavad neid teenuseid, et need on tegelikult küllaltki erinevad. Enamasti e-toidukaupade teenused on sellised, et mis on seni olnud, on sellised, et see toit tuuakse sulle kohale järgmiseks päevaks või ülejärgmiseks päevaks. Ja kui sa ei telli just mingisugust suhteliselt suurt kogust, nagu et maksad üle 40 euro või rohkem, siis lisandub tavaliselt ka selle kohaleveo tasu, mis enamasti on seal kuskil 4, 5, 6 eurot seal kandis. Ja meie teenus on selline, et see ei ole mitte järgmisel päeval ega ülejärgmisel päeval, vaid see on umbes tunni aja jooksul, sõltuvalt sellest, kui kaugel sa täpselt sellest Kadaka Selverist elad. Ja sõltumata sellest, kas sa tellid ainult ühe piimapaki või midagi rohkemat, see tasu, mis lisandub, on 1,50. Ehk siis ta on mõeldud natukene teistsuguste asjade jaoks, et temaga ta on üldiselt mõeldud ikkagi selle jaoks, et tellida üks roboti täis asju, ehk siis mitte nii palju nagu kogu nädalane toiduvajadus on, vaid pigem see, mis sul selleks päevaks vaja on, ja ta on kiire ja ta on odav. Väga kihvt viimane küsimus, lihtsalt kokku võtta see nädal, et kuidas teil nüüd see esimene nädal seda robotite teenindamine on, kas inimestel on huvi olnud selle teenuse vastu või peljatakse veel? Väga suur huvi on olnud ikka sellest, inimesed näevad, et see on teistsugune teenus, see on uutmoodi teenus ja inimesed tegelevad siis selle avastamisega, et mida sellega teha saab ja kuidas see saab minu enda elu ja igapäevaseid harjumusi muuta, et 100 inimesed on seda teenust juba kasutanud ja meil läheb hästi. Väga tore, suur aitäh rääkimast, siis palju jõudu selleks, et Henrik saaks oma koju ka varsti tellida piima robotiga ja järgmise korrani. Küllap see ka varsti õnnestub, aitäh teile! Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Jätkub digitund ja enneolematult praktilise infoga. Hans Lugas lubab, et ta on välja mõelnud parima jõulukingi inimesele, kellel on arvuti. Nimelt ühe jupi vahetusega saad sa teha oma vanast arvutist sisuliselt uue. See oli küll hea reklaam praegu. Ma juba ootan. Eks ta on tõesti väga hea jõuluking. Minul on ka vana, mul on 2015 alguse arvuti. Sinu oma ei ole piisavalt vana. Veel vanemat on vaja. Aga see on selline nipp, et mis nagu sükest taaskasutust edendab, et ei ole vaja vana asja ära visata, vaid selle saab heaks teha.
väga lihtsalt. Asi on sellest, kui sul on vana sülearvuti näiteks või ka lauaarvuti, kus sees on kõva ketas ja arvuti on aeglaseks jäänud, tundub, et ta ei vea välja enam, vaatad uute arvutite hindu ja need jube kallis, 3-kohaline summa kindlasti. Siis tegelikult on üks jupp, seesama kõva ketas, mida on lihtne ära vahetada ja mis muudab seda arvuti kasutuskogemust ikka päris palju. Nii. Ehk siis SSD on moodne mäluseade, mis käib kõvakette asemele ja need hinnad on kukkunud sellisesse kohta, et nagu jääb suu lahti. Ühesõnaga SSD on nagu kõva ketas, aga ta ei pöörle, mis tähendab, et ta on väga palju kiirem ja eriti palju kiirem on ta siis, ütleme, info lugemisele kirjutamisel, mis asub juhuslikes kohtades. Ja pole järjest kirjutatud ühe joruna kõvakettele, mis tavaliselt ei ole niimoodi, vaid see kõvakette nõel vaeseka peab muidu hüppama ühest kohast teise kogu aeg otsima biti haaval sinu faile kokku ja see võtab aega alati. Ja täitsa tavalist arvutiprogramme vahetades, kasutades igapäevaselt, siis torkab see silma, et kõik nagu avaneb kiiremini. Ja ühesõnaga kuugid selle kõvakette välja, ostad endale poest SSD, paned asemele. Ja kui odavalt siis läbi saab, mis sa arvad, kui palju maksab üks SSD ketas, kuhu mahub, mis siin on 128 gigabaiti andmeid, palju see võib maksta? Ei tea, 100 euroga saab kätte või? Jah, 25 eurot on SSD. 25? 25 on kõige soodsam. Ja väga soliidse tootja on 40 eurot. 25 on kõige odavam tundmatu nimega ja Crucial, mis on juba väga okei, on 40 eurot, nii et see on väga odavaks läinud. Ja ostad veel kallima 250 gigabaiti, see on siis sealt kuskilt... Aga Crucial ongi 40 eurot, jah, 40 eurot on. 250. Jah, nüüd saad aru, kuhu on kukkunud hinnad. Nii ja nüüd, kui sa ma olen tõesti sõnatu, ma mõtlesin, ma teen natuke nalja su kulul siin eetris, et kas sa tõesti murad lahti sellest uksest sisse. Ja sa oled selle jupi ära ostnud ja sa ei ole kindel, kuidas see sinna sisse käib, kas ma ühendan juhtmed õigesti või mitte. Kus ma programmid saan sinna ringi ja kõik. Ja siis ma helistasin Eesti suuremad need arvutipoed läbi, kes pakuvad teenust, et palju maksab, et lased kellelgi teisel selle töö ära teha. Professionaalil, et viid oma arvuti sinna, oma uue SSD, ütleb vahetage ära ja kopeeri mu andmed ühelt kätelt teisele. See maksab nii umbes 30-40 eurot. Et sa saad kokku vähem kui 100 euroga. Ma arvutaks umbes, paneme 75 eurot. Saad väga hea uue SSD ja saad selle lasta profil ära vahetada oma arvuti sees. Nii et see on tõesti minu arust väga praktiline kink, kui sul on vana arvuti. Jaa, kus lauaarvuti puhul on meil eriti kasulik ja väga mõistlik oleks jätta see oma kõvaketas sinna sisse. Jah, kui ruumi on arvuti sees. Jaa, et sul on lauaarvutis üldjuhul on, eks ole, ruumi, et Windowsi ja kõik programmid, mis sul on, paned sinna SSD peale, see käib kõik kiiresti ja kui sul on mingid väga suured failid, ma ei tea, mingi fotokogu või tegeled, ma ei tea, videotöötlusega või isegi mingid väga suured mängud näiteks, need mäng oleks hea, kui ta oleks SSD peal, mängud on palju laadimist, aga kannatab ka ära, kui siis need 100 gigabaidid asju, mis SSD peale ei mahu, on siis selle vana kõvakette peal. Sülearvutis nii ei saa, aga teistpidi jälle sülearvutis inimestel tavaliselt nad ei hoia. Ei pea hoidma 100 gigabaitide eest asju tegelikult oma kettel. No jah, või siis kui sa oled nagu sina, et sa oled arvestanud 100 eurose väljaminekuga või see on natuke rohkem, siis sa võid ju natukene kallima rohkem raha panna, et sa SSD siin ka palju suuremaid, nii et igatahes nende hinnad on leidnud selliseks, et kõva ketas, kui üks tehniline jubin on nagu oma aja ära elanud. Ma olen täiesti nõus, et see vahe on ikkagi drastiline ja eriti kui sul on mingi vanem lauaarvuti, vahetad selle ära, sa saad päriselt justkui nagu uue arvuti. Ütlesid, tasub üle vaadata siis sel juhul, kui sa juba hakkad vahetama, et palju sul seal arvutis mälu on. Et kui on 4 gigabaiti, nagu oli siin veel 10 aastat tagasi ju väga tavaline, et siis tasub see vähemalt 8 peale tõsta. Sama soojaga juba sa leiad mingi mehikesi, kes sul seda teeb, on ju. Et üldiselt oleks kasulik. Ja igaks hoiatussõnad, ärge tormake kohe ostma, vaid vaadake üle, et mis teie arvuti need näitajad on, et see ühilduks ka. See võib juhtuda, et sa ostad mingi vale näitajaga või su arvutil midagi on. No see on arvuti alati, et sa pead teadma, mis sa ostad. Hüva ja veel võib-olla jõulukinkidest rääkides, üks populaarne mäng on saanud uuenduse, mida sina kasutasid ja oli põnev. See oli väga tore. Tead, see oli nii tore asi, et ma ei tea, kas isegi mäng on, see on isegi selline virtuaalne maailm. Tegu on siis mänguga või programmiga nimega Euro Truck Simulator 2. See on simulaator. See on mingil põhjusel ülipopulaarne. Ma ei saa aru sellest, see on väga igav minu meelest. See on mäng, hästi realistlik mäng, mille eesmärk on sõita selle suure rekkaga mööda Euroopat ringi ja vedada kaupa. Midagi muud ei juhtu. Kedagi tulistama ei pea, midagi ei ole. Politsei teeb trahvi, kui liiga kiiresti sõidab. Täpselt. See on siis simulaator, kus sa oled täpselt nagu veoki juht.
pead endale veoki külge haakima mingi suure treileri, pöörama, näitama suunatuld, kaugtuled peale panema, siis välja lülitama, noh kõik detailid on nagu päriselt, pead käike vahetama, siis hoidma kiirust, ei tohi punase tulet läbi sõita. Kas saab ka magada ja näiteks... magama peab, kui sa rikud töö ja puhka ja nõudeid, saad trahvi. Aga kas saab ka teiste rekkajuhtidega kakelda bensiinijaamas? Vaat seda ei ole, masinast välja tulla ei saa. Aga miks on see huvitav, on siis see, et sellele mängule just äsja sai valmis Baltimaade laiend. Ehk ta saad Tallinnas sõita, Tartus, Paldiskis, Kundas. Tallinna Tartu vahel saad saiakesi vedada näiteks või? Praamiga Helsingisse sõita ja see ei ole üldse mitte lihtne selle pika treileriga sinna praami nagu sisse manööverdada. Ehk see on selline midagi soe tunne, et sõidad mööda neid tänavaid. Ta ei ole nüüd üks ühele nagu Eesti on ju nagu, kui te mõtlete neid, mis on GTA ja mängud, kus on kõik virtuaalmaailm. Aga seal on nii palju neid väikseid detaile, et tänaval sa sõidad mööda politsei autodel on, ta on Škoda Octavia Eesti politsei kirjadega. Ja kõik liiklusmärgid on Eesti omad. Aga kas tänavad näiteks Tallinnast Liivalaia saab ka minna või kui detailne see on? Liivalaia ei pääse, Tallinnast on paar tänavad sõidatavad, küll aga on näiteks Narva maantee, linnast välja Peterburi maantee, siis Loo ristmikus läheb üle maantee selline raudteesild, kõik Iru elektrijaama, need korstnad, Russalka on sisse skaneeritud 3D-s ümber ehitatud, nii et see on selline väike mudel Eestist, kus sa saad olla veoki. Aga kui sa maanteele nüüd lähed, sõidadki näiteks Tallinnast Tartusse, kas see on sama maantee nagu päriselt või tulevad tuttavad ettekohad? Sarnaste elementidega, ta ei ole nii pikk, sa ei sõida reaalselt 2 tundi seda, see oleks päris tüütu, ta on lühem, aga sõidad näiteks, seal on Adaveres on, kes on nüüd teab, on selline kiirustabloo, et sinu kiirus hetkel on, see on seal mängus olemas, et sa ei sõidaks üle 5 km. Aga tuulik on ka või? Tuulikud on ja kiiruskaamerad on, teevad sulle kohe trahvi ja 4-realine tee, 2-realine tee, nii et hästi palju äratoodmisrõõmu ja siis muidu sõidad, vead lihtsalt mingid asju. Hästi naljakas mäng, nii et võib-olla see on selline zen mäng, et sa saad rahulikult, oled roolis ja sõidad. No peale selle, et sa nüüd seda töö eesmärkidel proovisid, kas sa oled ka õhtuti... Ma olen paar korda mänginud õhtuti. Kas sa näed ennast seda fanaatiliselt mängimas järgmised aasta otsa? See on selline veider tunne, et sa istud selle auto rooli nagu virtuaalselt, hakkad sama vedama ja siis vaatad, et järsku kell on 1 öösel juba. Päriselt. Kuhu need tunnid lähevad? Ma siis sõidan selle veokiga, nii et koht, kuhu siis oma vaba aega matta. See kõlab ikka ausalt natukene igavalt. No ta on väga igav, aga ta on veidert igav. Aga see on nii tore, et sa näed Eestit ühes arvutimängus. Või siis ka Lätit. Nii et selline uudis, et kui te tõesti arvate, et teil on vaja kellegile teha kingitus ja lasta tal oma vabu tunde, siis veokijuhi mööda saata, siis see võib-olla on lahendus. Hüva, me tõmbame oma tänasele saatele sellega joone alla. Tuletame siis meelde, et igasugused moodsad järelkuulamisvõimalused on olemas, 1000 inimesed kasutavad seda iga nädal, olge teie ka üks nendest. Androidis on, kes ei taha maksta, siis Google'il on endal podcasti äpp, tasuta, täitsa korralik kasutatav. iPhone'is on ka, kuigi inimesed ütlevad, ma ei tea, ma ei ole iPhone'i kasutaja juba tükk aega olnud, aga inimesed ütlevad, et see ei ole väga hea, ma ei tea, võib-olla siis ei ole, aga Spotify, hea variant, pooltel eestlastel niikuinii on Spotify äpp olemas, et sealt saab ka meie saateid kuulata. Kuulake meid järele, see on igati moodne ja mõnus tegevus, autos ühendage telefon Bluetoothiga või mingi muu asjaga. Siis kui te seda rekkamängu mängite, siis võite kuulata Digitunni podcasti. Tallinnast Tartusse sõita ja kuulata Digitundi ja restarti. Muide, ma reaalselt tegingi seda mängu mängides kuulsin saateid, nii et kuulake ka. Selge, meie saade on läbi, aitäh ja kohtume nädala aja pärast. Digitund. Nutikad lahendused ja Digitunni toob sinuni Elisa.